Joonisel on 2 lineaarfunktsiooni ja tahetakse, et me kirjutaks valemid juurde. Kõigepealt on y võrdub x pluss 1. Ja nüüd siin hästi lihtne on see, et kui sa tead, et see pluss 1 näitab seda kohta, kus graafik läheb läbi y-telje, siis tänu sellele me saame kohe öelda, et see... Nii, miks sa ei kirjuta? Nii, kirjuta nüüd. Y võrdub x pluss 1. Sest see pluss 1 näitab seda kohta, kus vaba liige siis näitab seda kohta, kus graafik või siis lineaarfunktsiooni graafik puutub x või y-telge tähendab siis. Ja kuna see on y võrdub x pluss 1, siis järelikult teine peab olema y võrdub miinus x pluss 7. Väga lihtne. Nüüd teine ülesanne või teine osa sellest ülesandest on antud ruutfunktsioon y võrdub miinus x ruut pluss 3x pluss 8. Arvuta selle funktsiooni nullkohad ja graafiku haripunkti koordinaadid. Nullkohad. Nullkohad on see koht, kus y on 0. Ehk siis, mis me saame teha, on see. Nii ma kirjutan siia niimoodi. On ju, y võrdub miinus x ruut pluss 3x pluss 4. Nullkohad tähendab seda, et y võrdub 0. Ehk siis, mis me saame, on 0 võrdub miinus x ruut pluss 3x pluss 4. Ja nüüd me peame lihtsalt arvutama on ju selle ruutvõrrandi lahendi valemiga nullkohad välja. Ruutvõrrandi lahendi valem on selline, et x1, 2 võrdub miinus b pluss miinus ruutjuur b ruut miinus 4 korda ac jagatud 2a-ga. Mingi ühtede saksa YouTuberite laul on, mis õpetab väga hästi seda meelde jätma. Kui mul on meeles, siis ma panen lingi. Kui ei ole meeles, siis kirjutage mulle kommentaaridesse, et ma lingi paneksin, sest ma tõesti kommentaarides ma märkan, kuna ma toodan neid videoid niimoodi, et ma teen mingi 7 tükki korraga ja mul juba on hääl täiesti ära, siis ma ei pruugi muidu märgata. Aga jah, selline valem. Ja mida see siis tähendab? Kui me võtleme, siis see B on vaba liikme, või mitte vaba liikme, vaid selle appikene, eesti keel ei tule enam üldse välja. Igatahes A on ruutliikme kordaja. Siin ta on miinus 1. Nii, B on siis selle muutujaga liikme kordaja, ehk siis siin 3. Ja C on vaba liige, ehk siis sellisel juhul siin on ju 4. Nii et me nüüd lihtsalt topime selle siia asemele. Ehk siis, mis me kirjutame, on x1, 2 võrdub miinus b, ehk siis miinus 3. Nüüd tuleb pluss miinus, ruutjuur, b ruudus. B oli 3, seega 3 ruudus. Nüüd on miinus 4, korrutada a. A on meil miinus 1 ja siis korrutada c ja c on meil 4. Nii. Ehk siis see on see, mis ülevale poole murrujoont jääb ja murrujoone alla jääb meil 2 korrutada a ja a on miinus 1 ehk siis selle ruutliikme kordaja. Ja nüüd tuleb see lihtsalt ära arvutada. Nii. Ehk siis meil on miinus 3 pluss miinus ruutjuure all meil on ju 3 ruudus on 9 ja siis miinus 4 korda miinus 1 korda 4, see on 16 pluss 16. Ja siis siia alla tuleb miinus 2. Ja siit edasi, kui me arvutame miinus 3 pluss miinus, nüüd 9 pluss 16 on 25. Ja miinus 2 siia alla. Ja nüüd miinus 3 pluss miinus, nüüd 25 ruutjuur on 5. Ja siia alla tuleb miinus 2. Ehk siis x1 on meil siis miinus 3 pluss 5 jagada miinus 2-ga. Ehk siis siit tuleb meil on ju miinus 1. Ja siis x2 on siis miinus 3 miinus 5 jagada miinus 2-ga. Ja siit tuleb meil on ju 4.
sest -5 või -3 -5 on 8, -8 jagatud -2 on 4. Ehk siis, kui see koht jäi segaseks, siis vaat siin on ju see pluss-miinus koht. Ja nüüd meil tuleb 2 vastust, vastavalt sellele, kas parasjagu on pluss või miinus. Ehk siis siin on pluss ja siin on miinus. Ja see on see, kuidas need lõpuvastused tulevad. Ja nüüd need on nii-öelda need x-i nullkohad. Ehk siis me saame need graafikule märkida. Nii, üks nendest on -1 siin ja teine on 4. Ehk siis 1, 2, 3, 4. Ja nii arvuta selle funktsiooni nullkohad ja graafiku haripunkti koordinaadid. Nii, nullkohad saime. Haripunkt, nüüd kui me mõtleme ruutvõrrandite graafikutele, need on paraboolid, need on mingid sellised asjad. See peaks alt tegelikult laiemaks minema, mul see joonistamine ei tule üli hästi välja praegu. Aga jah, sellised natuke laienevad U-tähed nagu. Ja haripunkt on siis see koht või see koht, ehk siis see kõige tippmine koht või siis see kõige madalam koht. Ja kuidas seda arvutada? No kui me mõtleme, et ta peab olema sümmeetriline, ehk siis ta on mõlemale poole sama palju. Ehk siis me teame, et siin üks nullkoht meil oli -1, teine nullkoht oli 4, siis mis on nende kahe keskel? Võtame haripunkt. Mis on siis selle -4 või -1 ja 4 vahel? Ehk siis meil on -1 ja -4 ja nende kahe vahel, mis me saame, on ju 3 jagatud 2 on 1,5. Ehk siis see nii-öelda Y haripunkti, X on ju. Haripunkti X koordinaat ongi see 1,5. Ehk siis 1,5 kuskilt siin. Ja nüüd me tahame seda haripunkti Y koordinaati ka saada. Ehk siis kui kõrgel ta on. Ja kuidas seda saadakse on see, et me võtame selle sama funktsiooni, mis meil oli. Ehk siis see on ju -x ruudus pluss 3x pluss 4 ja paneme sinna, kus see x oli, paneme selle sinna asemele. Ehk siis meil oli ju -x ruudus 1,5 ruudus pluss 3 korrutada x ja siis pluss 4. Ja kui me selle välja arvutame, siis me saamegi teada, mis see Y on. Ja arvutame, see on 6,25. Ehk siis me teame, et haripunkti koordinaadid on 1,5 ja 6,25. Ehk siis haripunkt, ütleme, et haripunkti teeme mingi tumesinisega. Siis haripunkt on ju 1, 2, 3, 4, 5, 6,25 kuskil siin umbes. Ja nüüd nad tahavad, et me joonistaksime koordinaatteljestiku selle funktsiooni graafiku. Ja üks viis seda teha on lihtsalt skitseerida see graafik on ju. Ta parabool on umbes sellise kujuga, ta ei tohi otsast terav olla. Midagi sellist on ju. Aga parem ja täpsem viis, kuidas seda teha, on arvutada punkt punkti haaval. Ja kuna ta on mõlemale poole sümmeetriline, siis me saame lihtsalt arvutada näiteks need punktid siin ja siis vaadata, mis me saame. Ehk siis, -1 me teame. Vaatame siis 0 on ju. Kui x võrdub 0, siis y võrdub on ju -0 ruudus pluss 3 korda 0 pluss 4. Ehk siis võrdub 4. Kui x on 0, siis y võrdub 4. 1, 2, 3, 4. Siia siis. Ja siis vastavalt võrdselt teisele poole ka. Ma teen selle mingi teise värviga, see on paremini näha. Siia ja siia. Ja. Nii, siis kui ütleme, et kui
x võrdub 1, siis y võrdub, mis ta võrdub? Ehk siis arvutame -1 ruudus pluss 3 korrutada 1 pluss 4. Ehk siis me saame, on ju, mis ta on? -1 pluss 3 on 2. Ehk siis me saame, on ju, 6. Ehk siis kui x on 1, siis y on 6. Ehk siis paneme selle ka siia, y6. Ja siis nüüd me saamegi need punktid lihtsalt oma vahel ühendada. Ja see annabki meile selle graafiku, mida me tahame. Nii. Kena. Ja nüüd kolmas osa sellest ülesandest. Millised nendest 3 punktist graafikul läbivad punkti A3, 4? Kõigepealt otsime punkti 3, 4 üles. Ehk siis 3, 4, see on, et x on 3 ja y on 4. Nii et vaatame 1, 2, 3 ja y, nii lähme siit üles on ju. Ja y 1, 2, 3, 4. Ehk siis see punkt siin on A. Ja nüüd, kui me vaatame seda graafikut, siis me näeme, et tegelikult kõik nendest 3 graafikust, nii see parabool kui ka need 2 sirget lähevad läbi punkti A. Nii et vastusesse saad kirjutada, et kõik need sirged läbivad graafikut, kõik need graafikud läbivad seda antud punkti. Ja see on see, kuidas ma seda ülesannet lahendaksin.